aga läheme siis ajalookava juurde. Ehm, Kui nüüd, kuna te olete praegult ju tulnud erinevatest bakalaureustest ja ka ajaloo bakalaureusest on ju siin pooled, eks, siis teile, kes te nüüd olete sealt ajaloost, eks, et magistriaste on, kogu see õpetamine on siin hoopis teistsugune. Et võib-olla kui me seal ajaloo bakalaureusas nagu laome seda põhja alla või nagu nad avastavad seda maailma, eks, suurte ainete kaudu seal, olgu see antiik või keskaeg või mingid teised, eks, siis magistriastmes on kogu sellel programmil hoopis teistsugune ülesehitus ja see ka omakorda muidugi võimaldab tulla kõrvalt juurde. Eks siis peate nagu ise otsustama, eks. Ja mida ta nagu annab, ma ei tea, Marko, kui sa nüüd õppijana seda vaatad, nõustud sa sellega või? Ei, mul ta nagu jooksis küll kokku selle ootusega, et noh, mingis mõttes ta täiendab sellist tervikliku humanitaarhariduse noh, kas siis isiklikke lünkasid või siis, et kes ei ole üldse nagu humanitaarharidusega kokku puutunud, et kindlasti ta annab mingis mõttes magistri tasandil päris tervikliku sellise humanitaarhariduse. Need ained, mis on nii kohustuslikud kui ka need, mida sa saad tegelikult ka juurde võtta. Et noh, mul nagu päris võib-olla nullist ma ei saa nagu öelda oma tausta kohta, et kuna mu esimene haridus on olnud ka selles samas ülikoolis, siis ta oli peda nime all, aga ta oli kultuuriteaduskond. Ja noh, tegelikult me saime oma selle 4-aastase baka käigus noh, igasuguseid erinevaid filosoofiate ajalugu, kunstiajalugu, isegi kõik need Stadnikovid ja Priit Kelderid ja antiikmütoloogiad ja et ütleme selles mõttes kultuuriteaduskonna alla, noh, film on mu eriala, kuulus tol ajal päris palju sellist klassikalist humanitaarloengut ka. Jah, sul oli see, et kui nüüd olla nagu päris keelekeskne, eks, et siis peab nagu mõtlema, eks, et ja ja, ja tõepoolest see viimane, mis sinna on kirjutatud, et meil tõepoolest ei öelda, kuidas asjad on, vaid see on arutelud. Näidatakse neid erinevaid, eks, ühiskonna probleeme, võimalikke lahendusi, aga kõik need on nagu üles ehitatud, eks mitte niivõrd loengute, kuivõrd just seminaridena. Et see on nüüd, eriti, kes te kõik nüüd bakast tulete, eks see on nagu päris oluline vahe. Eeldused. Ma panin neid siia nüüd niimoodi kirja, et mis see siis võiks olla, ma ei räägi praegult nüüd ajaloo bakatudengitest, et see nagu ei puuduta teid. Et kui tulla nüüd väljapoolt ja kui ei ole seda ajalugu all, et kas te tunnete nagu ära ennast siin, et ma ei tea, kas tahaksid sa, Marko, midagi siia nüüd veel juurde panna, sina, kes sa nüüd aasta aega oled õppinud, et midagi, mida oleks, kes tuleb väljaspoolt nagu hädasti veel vaja, et muidu jääd nagu hätta ajalooõpingutega. no siin on vist enamus sellises põlvkonnas, kes on harjunud lugema, et noh, et ega see lugemisharjumus ja võimalikult palju lugeda on alati kasuks tuleb, et kui kellelgi juhuslikult ei ole seda, siis valmistugu ette, ja väga huvitavaid tekste saate väga palju lugeda. Jah, see on meil kogu üks tühi magistrantuur, et ükskõik missuguse erialadega valite, eks, et Mhm. aga jah, ma arvan, et need kaks esimest võib-olla on kõige niisugused olulisemad. Just. Aga läheks siis nagu konkreetsete ainete juurde. Et neid kohustuslikke aineid siin on omajagu
ja et katsume siis Markoga koos nagu avada, et üks on nagu õppejõu perspektiiv ja teine on siis õppija perspektiiv, et sa veel kõiki aineid siin ei ole ka saanud, eks. aga, Mhm. aga nüüd ükskõik, kui te valite ka mõne teise magistri eriala, siis see metodoloogiad ja meetodid humanitaarteadustes, see on kõigile ühine. See sai välja töötatud siin üks paar aastat tagasi. Sina seda, Marko, vist ei võtnud, sa võtsid Võtsin kultuuri, küll ja võtsid ma selle ka, julgen jah? soovitada ja kiita. Kas see ei olnud kohustuslik aine tõesti või? Ma ei pannud tähele. Seal on võimalus valida ka selle need kultuuri, need võtmeküsimused, Aga eks. mul olid need mõlemad, ma Jah, sa võtsin tegelikult võtsid seal Key mõlemad. Studies ka inglise keeles. Just, Ja sa olid eriliselt usin. et selle võlu on võib-olla see, miks ma teda julgeks väga soovitada, et noh, ta on, ütleme, ta ei ole väga keeruline kursus, sest et ta on vist ka bakatasemel tehakse seda vist, et ei, need ei, peavad, ei, ei, ei ole siiski või? ei, Aa, ainult. aga mis on nagu hästi võluv, et tegelikult seal tutvustatakse väga laia paketti meetoditest, et te saate selle kaudu ka natukene sotsiaalteadustest aisu ninna või et noh, mul oli väga huvitav ikkagi ka mingite keele ja sotsiaalteaduste spetsiifiliste meetoditega ka kokku puutuda. Et kindlasti avardab kuidagi enda lähenemist ka ajaloo uurimisele. Jah, mulle tundub ka, et üldiselt on täitsa sellega rahule jäetud, et pakub tõepoolest laia spektri, et sa küll ühtpidi tuled, eks, õppima oma eriala, aga sa nagu näed, mida siis teistel erialadel ka tehakse. Siis meil hästi populaarne aine on ajalugu ja mälu, aga see on nüüd ingliskeelne, et seal on ka rahvusvahelisi tudengeid Erasmusest ja see on siis tõepoolest need mälu-uuringud, no eks ta on nüüd juba nüüd üks viimased 10 aastat olnud nagu ülimalt populaarne ja huvitav nagu haru ajaloo uurimises, et mis teemad seal siis nagu sees on, et mis on mälu, eks, mis on mälu-uuringud, on kollektiivne mälu, mälupaigad, kultuurimälu, eks, siis need erinevad mälu-uuringute harud, et ajalooline ja sotsiaalne mälu ja siis mälupaigad, eks, noh, kaasa arvatud, ütleme, et seal on ka reisid, et siis nagu analüüsida neid mälupaiku, miks inimesed saavad erinevalt aru nendest, eks kõige meie parim näide on ju pronkssõdur ja kõik need monumentide sõda, mis meil on olnud, eks. Ja seal käiakse ka Maarjamäe kompleksis ja siis ka Vabamus, eks, et siis nagu analüüsida nagu just nendest perspektiividest. Ja hästi huvitavad on ka veel sellised, et nagu siin on veel materiaalne mälu ja meedia ja mälu ja reisiv mälu ja see traveling memory ja nii, et Karsten Brüggemann seda veab ja ta on selle nagu väga hästi nagu välja töötanud, selle kursuse ja alati on nagu suurepärane tagasiside olnud. Aga siit on ka nagu näha, et eks, et ei õpetata nagu mingisugust konkreetset, eks, ajalooperioodi, vaid vaadatakse ajaloole nagu niimoodi erinevatest nurkadest, eks, ja antud juhul siis, eks, mälu-uuringute kaudu. Ja teine niisugune suur hõlmav kursus on see rahvuslus ja rahvuste ülene ajalugu, mis on ju nagu ülimalt, eks, oluline ajalooõpingutes ja siin ka nagu vaadatakse siis nagu laiemalt tegelikult, et kus need rahvusluse teooriad siis nagu tulevad, eks. See ulatub ju tagasi, eks, siin 18–19 sajand, siis need niisugused tänapäevased rahvusluse teooriad mm, ja niisugune romantiline natsionalism, eks, ja siin Nõukogude internatsionalism ja Eesti jälle niisugune rahvuslus, nagu vaadatakse neid erinevaid külgi ja samas on täiesti nagu uus haru on, eks, transnatsionaalne, eks, ajalugu.
nii et nii nagu see mälu-uuringudki, et ka siin siis vaadatakse niisugustes nagu suuremates kategooriates. Et neid sa pole, eks Marko, saanud, need tulevad siis järgmine aasta. Seda rahvuslust veab meil siis noor õppejõud, kes on Stanfordist tulnud, Kristo Nurmis, ja ta on nagu väga-väga selles teemas sees, et need on sellised niisugused olulised teemad ka praegu Euroopa ja siis Ameerika ajaloo-uuringutes. Siis Marek Tamm veab ajalooteooriat. No Marko, sa seda vahetult praegu võtad. kuidas ja no seda? see on täiesti elementaarne ja kohustuslik ilmselt igale ajaloohuvilisele, et kes varem või hiljem ju tekste kirjutama asudes põhimõtteliselt oma peas puutub nende kõikide teemadega, noh, varem või hiljem mingil kujul kokku. Ja noh, selles mõttes on see väga hästi koondatud tal No ta võtab siin jah, nii minevik, olevik, tulevik, eks, et ja niisugused et mineviku väga-väga dateerimised ja haarab. mineviku narratiivid ja et jälle ülikompetentne õppejõud, kes nagu on seda mm, teemat käsitlenud siin juba nüüd vist juba aastakümme, eks, ja suudab ka keerulisematest teemadest nagu väga selgelt, loogiliselt hästi rääkida. no ilmselt üks parimaid populariseerijaid Eestis ka üldse teaduse ja, ja ajaloo, et ta jah, suudab ja kuidagi ja meil viia oli kohale. jah, lausa niimoodi, et muidu nagu tundub, et see on nagu väga akadeemilise ajaloo keskne aine, aga meil läks ta ka õpetajakoolitusse lausa kohustuslikuks. Et seal, kuidas siis praktika ja teooria nagu kokku viia, et see on. Ja Balti ajalookirjutus võrdlevas perspektiivis, siin sa saad ka, Marko, kommenteerida, see oli sul sügisel. jaa, hästi, see, ma räägin enda lihtsalt esmamulje pealt, et võib-olla selle distsipliini nimetus võib-olla eksitab alguses või et mis see nagu Balti, aga see tähendab regionaalset, see tähendab noh, nii nagu me siin oleme, Liivimaa või selle käsitluse järgi on Mm. ju, aga korraks ka mõtlesin, et huvitav, et eraldi kursus Balti nagu noh, justkui nagu Baltimaade või Balti rahvastena nagu Läti-Leedu ajaloost, aga ei, ta on põhimõtteliselt kõik, mis siis ütleme siitkanti või meid puudutavad erinevad kirjutamise ajale etapid läbi vaadatuna ja noh, jällegi just seesama, et ajaloolane pääsu vist pole, et kirjutav inimene peab olema ja No võib-olla ma kuidas see kommenteerin kirjutusprotsess siin, ise on muutunud ajas. ja see ongi see, et võib-olla need, kes te nüüd tulete nagu väljastpoolt, et bakalaureuse me oleme ju ajalootudengitele rääkinud sellest ajalookirjutusest. Ega siis seal on alati ju taga, eks see kirjutaja ise. Et ühel pool on mingid faktid, aga siis on see, et kuidas ajaloost on kirjutatud ja kuidas seda on tehtud keskajal, kuidas seda on tehtud uusajal, eks 20. sajandil, nõukaperioodil, et me peame sellega alati arvestama, nende kahe kihiga. Ja see on siis selles mõttes just niisugune kursus, mis nagu näitab seda erinevaid ajalookirjutuse vorme, mis on olnud. Et see on siis need viis on siis sellised teoreetilisemad, mis siis kõik kokku annavad nagu päris ilusa paketi, et nagu paremini mõista siis, mis see ajalugu siis nüüd on, kuidas sellest kirjutatakse, kuidas sellest räägitakse, eks. no kui tohib, ma võin lisada jah, ühe jah, jah. vormilise detaili ka, et mitmed kursused koosnevad tegelikult ka eri lektoritest, et seesama Balti ajalookirjutus, et oli päris variatiivne, et seal oli vähemalt viis või kuus erinevat lektorit ja noh, minu üks see valikaine ka, mis olid need key concepts, seal oli ka vähemalt viis erinevat siis humanitaarinstituudi professorit et osad ained on ka sellised, mis annavad noh, mingis mõttes veel nagu laiema pildi, et ka see vaatenurk on läbi erinevate isiksuste.
no ma usun, et siin selles aines on just ju Jaan Undusk, eks, et see on nagu legend omaette, akadeemik tuleb kohale ja tema mõttemaailm avaneb, eks. et see on nagu hästi aga huvitav. ja Elisabetta vedas seda väga kirglikult, temal vist oli kõige suurem, ma ei tea, kes seda nüüd järgmine aasta veab või Mm. kuidas. Siis Ulrike Platt. ahah, Ja natuke teistlaadsed ained on siis sellised, et moodustavad omaette komplekti, et suuline, visuaalne, keskkonna ajalugu, eks, ja no suuline ajalugu, et mis see siis ju on, eks, noh, eriti see puudutab tegelikult ju 20. sajandit ja ka hilisemat aega, eks, et selle kirjaliku ajaloo kõrval on meil ju ka suulised allikad, eks, olgu nad siis, kui me võtame ajalooallikatena, siis päevikud või elulood, eks, aga hästi palju on siin just sellised, noh, et intervjuud, et kuidas me neid ka kasutame, eks, kui te tahate magistritööd kirjutada hilisemast perioodist, no veel saab ka nõukaperioodist, eks, inimesed veel elavad, et kuidas seda siis teha? See on nagu täiesti omaette, eks, ajalooliik, mida me peame sellisel juhul arvestama, missugused on need eetilised probleemid, allikakriitika, kuidas me seda saame kasutada, eks, et siin on kõik nagu natuke teistmoodi, kui ütleme kirjalike allikate puhul. Et see kursus annab sellise hea sissevaate ja isegi mitte sissevaate, vaid ta annab eelkõige tööriistad. et kuidas siis, kui tahta kirjutada hilisemast perioodist, siis kuidas seda on võimalik teha. Ja visuaalset ajalugu vean ma ise. See on ka nagu disainitud siin viimastel aastatel, kuidas teha visuaalia arusaadavaks neile, kes sellega tegelikult ennem kokku puutunud ei ole. Ma mõtlen sellisel akadeemilisel viisil, sest me noh, visuaaliaga puutume kokku ju kogu aeg, eks, see meid ümbritseb. aga kui tahta sellest nagu rohkem teada, eks siis tuleb kas minna EKA-sse õppima, Tartu Ülikooli kunstiajalugu või aga me oma kolleegiga Heie Täielik oleme siin mitu aastat nagu proovinud disainida kursust, et sul ei pruugi mitte mingit tausta olla, aga kui sa selle kursuse läbid, siis on sul olemas tööriistad, kuidas nagu piltidega hakkama saada. Ja ütleme ülesehitusel siis niisugused teemad nagu visuaalsus ja verbaalsus, et nägemine ja vaatamine ja pilt kui dokument, foto kui dokument või erinevad pildilised esteetikad, eks, mis meid kõik ümbritsevad, et ma ei tea, kuidas sina seda nüüd, Marko, sina oled ise professionaalne, eks, filmitegija, visuaaliaga ja sa olid sellel kursusel, et ja endiselt jah, sa natukene alguses jah kahtlustasid, et mis mul seal, aga ei, ma võin öelda, et see kõik oli väga terviklikult ja väga hariv mulle täpselt samamoodi, aga väga hariv oli ka kõrvalt näha, et need, mis tunduvad endale mingis mõttes elementaarsed nagu tööriistad või et ka visuaalsus annab meile otse vahetut kogemust, elamust ja infot, et kui raske see tegelikult on klassikalises sellises humanitaarias, mis on nagu noh, ka ajalugu on ju, mis on väga teksti ja sõnakeskne, et kui raske see tegelikult paljudel inimestel on. ja selles mõttes Kersti ja Heie vedasid, noh, see on täielik Sisyphose nii-öelda töö, jaa, et aga see lõpeb, meeletu. see lõpeb konverentsiga, kus on jah, nagu suuline esitlus, tehakse pildianalüüse ja mida me siis oma mhm, kolleegiga nagu kõige rohkem naudime. mhm, Tudengid, kes on lendu tõusnud, mhm, kui sa jah, nagu selle kursuse vältel ei saa eriti aru, et mis nagu toimub või kuidas, mis, eks. aga siis sa vaatad niimoodi, silmad säravad naudinguga, nagu tehakse, et nad on omandanud mingisuguse täiesti uue vaatamisviisi ja mhm. kuidas nad seda kasutavad, et see nagu on äge.
et see on nagu laiemalt ka täiesti, ütleme, teraapiliselt või psühholoogiliselt vaata, et ravikursus nendele info ülekülluses sõnakeskses maailmas ulpivatele inimestele, kes ei suuda keskenduda ühele asjale. aga see kursus nagu nõuab sult, et sa pead suutma vaadata pilti, on ju, mis on juba, tuleb välja väga suur nõue, et tahaks, et üle libiseda ja hakata jälle loopima seda kuskilt juba saadud infot, ilma et sa süvened millessegi, nii et seal on ka mitu muud nagu voorust oli sellel protsessil, väga uhke. jah, ja saime Markolt siit head tagasisidet ja siis saab seda jälle muuta. Ja keskkonnatehnoloogia ajalugu, no see keskkonna ajalugu on meil nagu üks selge haru, kuna meil on ju keskkonnaajaloo professor siis Ulrike Platt. Ja see on täitsa põnev kursus, kus nagu vaadatakse neid tänaseid probleeme, mis meid nagu siin iga päev, eks, ümbritseb, millest räägitakse, aga tegelikult näidatakse seda nii globaalses kui nagu viiakse ka tagasi, eks, varasematesse perioodidesse näidatakse, kuidas väga palju on juba tegelikult ka varem olnud ja kuhu see on nagu viinud, et niisugune hoopis nagu teine vaade, et need kolm, nagu te siin näetegi, moodustavad sellise omamoodi komplekti ja vaatavad nagu niisugust visuaalset keskkonda, eks, hoopis niisugust suulist maailma, eks, kuuldavat maailma ja siis seda keskkonda meie ümber. Ja magistriseminar, mis siis aitab kaasa, et siis magistritöö kirjutada, et võrreldes nüüd bakatööga on see ikkagi hoopis suurem, eks, see on 24 ju ainepunkti ja erialane rakendustegevus, siis see sõltub parajasti, et kuidas te siis nagu kõige paremini tahate rakenduda, eks, kes mida soovib selleks kasutada, et mis on teie varasem eriala või kuidas te tahate neid omavahel siduda, et see on siis täiesti individuaalne. Ja siis on siin selliseid valikaineid, et need kaks viimast on siis nagu meelega, me saime BFM-iga kokkuleppe, et muidu nad ei taha seal võõraid tudengeid näha, aga nendele siis noortele, kes siin võib-olla tahavad valida, ma ei tea, minna ka ajakirjandusse või õppida kirjutama selliseid lühitekste, eks, et need saavad siis sealt nagu seda juurde, siis see pärand, materiaalne kultuur ja mineviku tulevik on päris põnev uus aine, mis tuleb meie antropoloogidelt, et seal on Viini ülikoolist õppejõud, kes on nüüd Eestisse tagasi tulnud ja see on nagu muuseumikeskne. Et see on see, mida Marko ootab väga, et seda ei tea. ainet just. Ja ajalooline muutuvas maailmas, see on meil ka päris uus, mida ma oma kolleegiga veame, et täiesti omaette teema on ju avalik ajalugu, et me ei saa olla siin ainult akadeemilises maailmas, et see on nagu üks osa, vaid tegelikult lai avalikkus, publik ootab meilt ka väga palju, kuidas me seda vahendame. Ja avalik ajalugu on näiteks Ameerika ülikoolides täiesti noh, lausa mitte kursus, vaid lausa omaette õppekavad ja meie siis nüüd oleme üks aasta siin proovinud ja arendame seda edasi, et meil seda siis nagu ühe kursuse raames teha, nii et see on nagu rohkem praktiline. Ja praktiline on ka see digitaalne ja rakenduslik, et see nagu siis näitab, mis kõiki võimalusi siis ajaloolastel nagu on, et erinevaid vahendeid siis rakendada, et vaata, mida nad siin on teinud, eks. Ja no siin on isegi nagu oli, kuule, selles sa olid ju ka, eks Marko, et Mhm. vaatan, et isegi filmi ja helimaterjali meedia kasutamine, siis on teil siin kaartidega ja mis te seal veel tegite siis? no alates baasmõistetest ikkagi, mis on kõik arhiividega seotud ja kuidas neid andmeid on hakatud koondama ja kogunema ja andmebaasidest alates kuni siis eri meediumitesse, et ta nagu natukene ristub kohati
meetoditega ja metodoloogiatega Ah, väiksemal tasandil, et ta mhm. nagu selles mõttes täiendavad päris hästi, et need on lihtsalt spetsiifiliselt siis ajaloodistsipliini võimalused ja kuhu see on kõik liikunud ja nende nii suurte kui mikrotasandi andmete töötlemise võimalused tänapäeval ja käed külge, et noh, kellel on vähegi paremad suhted arvutiga ja programmeerimisega, et võib saada endale sealt väga nagu, mina see ei ole, aga võib saada väga isiklikke töövahendeid. Jah, aga noh, nüüd on ka see niimoodi, et valida. ja Ja selline ta siis nüüd on, et ma ei tea, kuidas nüüd teile, kes te olete tulnud teistelt, prantsuse filoloogia ja eesti filoloogia, et kas oli nüüd väga ehmatav, et see pole vist see nagu, mida ootasite või? Ei olnud väga ehmatav, aga hakkasin mõtlema ainult selle peale, et kui nüüd bakas need inimesed, kes on lõpetanud, nendel on see ikkagi baasteadmised oluliselt paremal tasemel, et kuivõrd mina oma selle prantsuse keele ja kultuuri teadmistega, eks ju, sinna sobitun, et kas ma olen väga suures puudujäägis, hoolimata sellest, et see ajaloo huvi mul olemas on, eks ole, et mul tekkis see mõte. No Marko, sest et sa oled küll üht-teist saanud, kuid sul ei ole ju niisugust baasi, nagu meie bakatudengitel on. Ja Marko ma muidugi arvan, et see kõik Marko ongi, on sõltub hiilgavalt, õpib meil ainult A-dele. Üks näide olemas. et see on ikkagi väga individuaalne, et ütleme ilma keerutamata, et ma olen ikkagi päris palju kogu aeg jooksvat ajalookirjandust lugenud iseseisvalt. et noh, mul see ikkagi mingi huvi on ju olnud varasemalt olemas ja ma jälgin ka Eesti ajalookirjutust ütleme regulaarselt nii perioodikas kui noh, nüüd kõigis nendes teadusajakirjades et vot ma ei oska, seda peab igaüks ise tunnetama, et mis see tema ajaloo huvi on olnud, et kui palju ta ennast sinna sisse on lugenud, aga on ka näiteks mõni aine isegi selles paketis, mis siin praegu läbi käidi, mis annab noh, näiteks võimaluse ka, kui tahta siis tublisti lugeda kõike, mis vähegi on ette antud selles aines, noh näiteks kasvõi see keskkonna ja tehnoloogiate ajalugu, et see kaudselt, noh näiteks, et kaudselt on ka globaalne ajalugu mingis mõttes, et sa, kui sa ütleme neid raamatuid ja materjale, mis on nii-öelda ka varuga sinna üles antud, läbi töötad, et noh, see annab sulle ka mingisugust tausta ja fooni, aga noh, ega seda kõike ei pruugi ikkagi ühe semestriga jõuda. nii et ega ma sõltub. mõtlen praegult, kuule, Marko, et ma vaatan, mõtlen nende peale, kes meil on need magistrandid, eks. meil on mitu antropoloogi, kes ei võtnud ajalugu kõrvalerialana, saavad väga hästi hakkama. siis on meil on hästi huvitavad inimesed seal tulnud kõrvalt veel, eks, et loomulikult on meie endal õpetajad, eks, ja on ka Tartust tulevad, kes on lõpetanud ajaloo baka, aga näiteks Kaupla Põõnin, endine diplomaat, nagu hästi põnev, olnud Aafrikas ja kõik, aga ta ei ole ajalugu õppinud. Mhm. aga kuna tal oli idee fiks, et ta tahab kirjutada raamatut kodukaitsest, ta on ise kodukaitses, ta on nagu nii jumalast äge et siis ta tahab õppida ajalugu, eks. ja ta võttis mõned ained siis nagu bakast, mis talle tundis, et ta tahab mõnda nagu täiendada. aga ma vaatan, et tema naudib nagu täiega veel ja kusjuures Mhm. oma kahe väikse lapsega läheb veel Erasmusesse Iirimaale. No mina ei tea, kuidas ta kõike jõuab. nii et see ikka sõltub inimesest. Mhm. et ma tahtsingi siia vahele küsida, et ma saan aru, et Tallinna Ülikoolis siis, ma saan aru, et või Tartus on vist, ongi selline tasandusainete plokk nagu, et kes ei ole ajalugu bakalaureusest läbinud, et Tallinna Ülikoolis seda ei ole mingit sellist kohustuslikku Ehm, plokki. tasandusainete plokk on meil õpetajate jaoks, et kuna akadeemilisel meil nagu niisugust otsest probleemi pole olnud, et kes on tahtnud võtta, võtab midagi, aga õpetaja, kes nüüd on tõesti tulnud sellesse ajaloo ja ühiskonnaõpetuse magistrisse, ta läheb ju kooli õpetama ajalugu, eks. ja nad tulevad, noored kooli programmist, kus saavad väga hea õpetajakoolituse nagu,
aga ajalugu ei tunne, vot nende jaoks on täitsa ette nähtud, et nad siis tõepoolest on niisugune tasandusmoodulid. Et seda saab ka, aga et noh, mis on nagu vahe, eks ütleme, kui Tartu tuli siin, siis Tartu magistris jätkab nagu samal printsiibil, nagu oli bakalaureuse. Et sa saad seal spetsialiseeruda keskajale, antiigile, uusajale, aga meil on siis nagu noh, hoopis teisiti üles ehitatud. Et tõepoolest sa saad ka tulla kõrvalt, eks, kui sul on niisugused laiemad humanitaaria huvid. okei. ei noh, selles mõttes julgustuseks jah, et see ei ole nii-öelda aastaarvude põhine, ei ole see, Ei, keegi ei küsi teilt klassikalisi aastaarve, vaid et need see, ongi ikkagi mõisted ja siin ongi magistri tasemel on see natuke teistmoodi, nagu juba siin Kersti rääkis. jah. Aga noh, nagu ma toon lihtsalt näite jah, kasvõi et kui siis selle keskkonna ajaloos näiteks, kui seal käsitletakse näiteks kasvõi Hiina uusaegset maakasutust, siis sa paratamatult selle raames pead ennast sisse lugema ka üldse selle perioodi Hiina ajalukku, et ideaalis, Mida? ideaalis. Oota, millega te seal tegelete nüüd? no ideaalis, ma räägin, noh. Okei, ma nagu ei teadnud, et meil magistri, ma olen ise magistriõppekava eest vastutav, et meil tegeletakse Hiinaga. on noh, et millegi baasilt, aga et tõmmata neid paralleele siis Ja, Euroopaga ja võrrelda ja noh, ühesõnaga näiteks. Et sellepärast ma ütlesingi, et mingis mõttes on osades ainetes peidus ka, kui vähegi aega ja jaksu on, võimalus nii-öelda saada nagu nii-öelda natuke globaalset ajalugu ka. ja kui nüüd tulla, et kui on tühi baka, eks, siis on ju bakas ju nii palju neid üldaineid ju koos, eks, et ei ole vahet, kas sa oled ajalootudeng või eks mingi teise eriala, nii et kuskilt sealt on juba see tegelikult päris hea baas olemas, et ja natukene hakkavad nagu monetaarias ikka hakkavad, mis ongi väga tore just, mis aitab seda tervikpilti tekitama, et kusagilt servapidi hakkavad juba esimese semestri lõpus hakkavad mõned asjad ristuma ja kokku kõlksuma ja täiendama üksteist eri nendes ainetes siis, mis on ka nagu no see ongi mõte, eks ju. et ja ma sooviks küsida veel, et kui suur on sisseastumise puhul konkurents, et mitu inimest kohale teil tavaliselt on olnud? Ta on olnud meil, eelmine aasta oli natuke, aastad on erinevad, on olnud 20, meil on 12 kohta. Aga meil on pigem nagu niimoodi, et me ei väga ei kipugi neid 12 nagu täitma, et me pigem vaatame, kes see inimene nagu on, eks, kui tal on tahtmist, huvi. Vastuvõtul me näeme kõike, eks, et selles mõttes ja seal vastuvõtul on nagu ka päris kohe selge, et noh, et teatud inimesed nagu, et see ei ole nagu teie koht, eks, et see on nagu rohkem niimoodi olnud. Helge, tänan. jah. Et see nii-öelda see vastuvõtu eksam, noh, eksam on jutumärkides, ta ongi, et me ootame motivatsioonikirja, eks, mis see siis nagu taga on, et praegult meie saame siin rääkida, ma juba tean teid natuke, eks, tausta, aga teiste inimeste kohta nagu üldse mitte. Ja siis me istumegi seal, meie nagu siis komisjoniga püüamegi aru saada, kes meie vastas on ja kas talle nagu kõige parem oli vist näide üks vanem härrasmees, kes oli endale ostnud siis selle georadari, millega siis eks võimalus on noh, nagu teada saada, mis seal maa all siis on ja siis ta otsustas, et nüüd ta tuleb ajaloo magistrisse, eks, ja et sellega siis tööd teha, siis me saime, noh, et vabandust, et selleks peaks nagu arheoloogiat minema õppima, et mida te teete ajalooteooriaga või need, noh, et halloo. et selles mõttes näeb nagu kõiki. et need on suhteliselt ekstreemsed näited.
aga kuidagi meil on jah, nagu hästi-hästi tore koosseis seal. Ja mitmed ained on siis selles mõttes nagu üle aasta, eks, et siis on nagu grupp koos, esimene, teine kursus. Lihtsalt võrreldes bakaga, eks, no prantsuse filoloogias seal on, eks, vähem inimesi, aga meie baka esimene kursus on ju 30, eks, ja kui tulevad veel kõrvalerialad juurde, siis meie tavalised rühmad on praegult 50. Et siis sellega võrreldes on niisugune magister on niisugune ideaalne ja miks me ka ise vaatame, et me ei taha võib-olla täis võtta, pigem vähem, head grupid, eks, kes suudavad hästi nagu koos tööd teha, et see on nagu hoopis teine olukord. Et see on nagu siis meie kui õppejõu, ütleme, vaatepunkt. No nii, Mattias, Rivo, Anni, ajaloolastel ka küsimusi või on kõik juba selge? Ma ei tea, mind on kuulda. Ja on küll, Riivo, sind Okei. kuulda. Ma just tulin ruumist välja, et sellepärast ei näita ennast, et ei, see on arusaadav kõik ja praegu lihtsalt igasugustesse küsimustesse nagu selline hea suhtuda, et mul on nagu pea nii laiale praegu selle lõpu viimistlemisega, et Ja ma saan aru, aga, et täpselt lõputööde kirjutamine käib teil kõigil. aga siin käis korra läbi see, et pagan küll, et kui oli juttu nagu see, et nii-öelda kuidas noh, see nii-öelda mingit uurimist teha nagu, et siin käis läbi, et nagu nii-öelda tööriistad, siis mul on tegelikult rida asju, mida me pakas ei ole käsitlenud täna, et ma olen nii-öelda katse-eksitusmeetodit ise pidanud nagu õppima, et a la, et erinevate kirjade nii-öelda noh, tõlkimisest, interpreteerimisest ja kust mida saab, et noh, ma arvangi, et üks osa sellest tuleb alles või tähendab magistriastmes tuleb No nii ongi, nii ongi. käsitlus. Jah, täpselt nii. Sul on Et see aga jah. õige koht. Kas on veel mingeid küsimusi, mida me siin oskame Markoga vastata? Jah, eks see otsuste tegemine ju siin, eriti kui teiselt erialalt, eks see ei ole sugugi ju kerge, et aga siis tuleb enda jaoks läbi mõelda siis, mis on need teised valikud ja et mida selle teadmisega nagu siis peale hakata, et kuidas seda ära kasutada. Me anname jah hästi palju tööriistu ja just nagu selle mõttega, et sinust ei pea nagu saama ajaloolast, et me näeme, kui suur nagu variatsioonid või näed, kuidas nagu inimesed nagu kasutavad seda ära. Ma ei tea, Marko, mida sina sellega nagu peale hakkad, järgmises filmis tuleb või? ja ei, see on alati kahepoolne, on see liiklus, et ja ei, ma arvan, et Mm. kindlasti, et on mingisugused tähelepanekud ja mingid nihutatud meetodid, mida võib-olla ma oma eelnevatest valdkondadest saan äkki natuke kasutada ja sisse tuua ajalukku ja vastupidi, et siin ma sain kinnitust mingisugustele asjadele, mida võiks metoodiliselt proovida läbi viia võib-olla. Võib-olla ka Ja ma jälle filmis näis. Ja siis ma mõtlen ka nende antropoloogide peale, kes meil on, et see on nagu hästi huvitav, et siis sa nagu näed ka, eks ole, nendel kursustel, mida ma nagu ise vean seal, et kuidas nad on võtnud kogu selle oma pagasi, eks, ja siis on nagu väga huvitavalt hakanud kokku panema seda sellega, mida nad siis siin ajaloos õpivad. Et see annab jälle mingisuguse hoopis nagu teistsuguse tulemuse. Et see süntees ongi põnev. ma selle organisatoorse koha pealt küsiksin, et kas need õppesessid ongi Väga hea neljapäev ja küsimus. reede? Super, väga hea, et sa küsisid, Riivo. Sellest ma oleks pidanud ju alustama, sest bakalaureuse on ju, eks, päevaõpe terve nädal, aga magister on juba mitu aastat viidud siis niimoodi, et ainult 2 päevale, kuna kõik nagunii töötavad, et siis on vähemalt
traditsioon ja põhiliselt on neljapäev ja siis ka reede siis enne lõunat. Ütleme need, et siis on nagu tihe õppetöö. Aitäh, Riivo, seda meelde tuletamast. Et see on ka oluline vahe nüüd. Anni, sa tahtsid ennem hakata midagi küsima, aga Riivo jõudis ette sust. No, nagu mikrofon on lahti, aga... mikrofon ei tööta, no selge. siis pole midagi, vaatame, mis siin chatis veel on. Jah, kellel ajaloo tausta ei ole, eks te siis tõepoolest peate nagu enda jaoks läbi mõtlema, sest need, kes meil hästi hakkama saavad, kellel ei ole ajaloo tausta, on kuidagi niisugune kindel siht olnud. Nad tahavad seda kas ühel või teisel moel rakendada või on suurem huvi olnud ja seal ma nagu mingit probleemi ei näe. Et see ikka nagu... Ja samas täpselt võin nagu öelda, et oli meile Tartus tuli ajaloopakast. Nägin kogu aeg seal ruumis, et ta vist ei saanud päris hästi aru, kus ta nagu on või. Ja siis lõpuks jaanuaris võttis ise ja lahkus. Et see nagu ka ei loe, eks. Et see sõltub ikka... Jah, Marko. Ja ma võin ühe asja ka veel julgustuseks ja öelda, et enamus või mis enamus praktiliselt kõik ikkagi loenguid ja lektorid on päriselt olemas. Füüsiliselt olemas ja nad ei ole lasknud ennast murda sellest Zoomi väljapressimisest tudengitelt ja mõni natuke on teinud mõne üksiku loengu pannud paralleelselt ka Zoomi, aga et selline kontaktne ja vahetu, mis on järjest olulisem, ma arvan, tänapäeva nii-öelda järjest Zoomistuvas maailmas, et need enamus loenguid on ikkagi füüsiliselt päris õppejõududega. Ja see on jah. Meil tühis ikkagi ju niimoodi on, eks, et pakutakse küll ju kõrvale midagi võib-olla, et kes just otseselt ei saa. Et no see on õpetajatel suurem probleem, nad tulevad üle terve Eesti ja siis on, aga no see ei ole nagu akadeemilise kava mure. Ma nüüd ei tea, kas ma nüüd midagi ära olen unustanud. Marko, kas sulle veel tuleb midagi, mis sul oli alguses võõrastav, mida tuleks nagu üle korrata? Ei, ma arvan, et minu anekdootlikke juhtumeid teistega ei juhtu. Ma olen teinud valesti arusaamise ajalugu terviliselt. Need on nii toredad lood. Kui me ei saanud aru, miks Marko on kogu aeg nii üle töötanud. Aga seal oli valida humanitaarteaduste metodoloogias, et kas sa võtad selle või selle ja teed siis selle töö ühest. Aga Marko ei kuulnud seda ja tegi iga kord kõigist kolmest. Ja siis me ühel hetkel hakkasin küsima, et kuidas te jõuate neid teha. Ja, et küsisin, siis hakati naerma muidugi. No nii, et meil on ka selliseid, kes ei ole ajalugu ennem õppinud ja otsustavad kõik ära teha, mis vähegi olemas on. Aga mõtte tänu sellele ma sain väga hea isuninna igasugustest sotsiaalteadustest ka ja... Ja, aga siis tuleb juba oma tervise peale mõelda, et see on natuke ekstreemne lähenemine. Olgu siis... Ma küsin ühe küsimuse veel, et kuivõrd ma pean teadma seda, mida ma soovin oma magistritööks teha? Et noh, praegu nagu... Keegi ei tea. Need on väga harvad juhtumid. Alguses meil oligi see, et me nagu tahtsime juba magistritöö nagu mingisugust kava või ja siis me võtsime selle maha, sest et no ei teata.
praegult on lihtsalt motivatsioon, et miks sa üldse tahad tulla õppima. ma näen ka praegult, Marko, sinu kursusekaaslased, no sinul endal on, eks, selge, aga sul oli juba ennem teada, mida sa tahad teha, eks, aga ma arvan, et teistel vist ei ole ühelgi ja kinnitama peab teema alles nüüd juunis. nii et nagu esimese aasta lõpus. Selge, tänud. see on pigem nii, kõik see algus, uued asjad, sisseelamine, uued ideed, eks siis alles kusagil kevadel hakkab nagu mõte selguma, et mida siis võiks teha ja siis nad tulevad, ei ole ennem kellelgi. nii, natuke on meil veel aega, et Agnes on nii tore, et ta nagu püüab kõik selgeks teha. ei no nii ongi, et kui mingi otsus langetada, eks siis on vaja nagu kõike teada. mis see taust oli, Prantsuse filoloogia, jah? Tartus või Ei, Tallinna Ülikool. Tallinna? ja no selles jaanuaris. mõttes, noh, üks instituut ja kõik tühine, see, et ma ütlengi, et see on natuke hoopis teine olukord, kui et bakas on juba ka nii palju nagu saanud seda tausta. no nii. kui küsimusi rohkem ei ole, siis näeme sellel vastuvõtupäeval, millal ta siis ka oli seal juulis, et natuke on seekord hiljem, et ka see tantsupidu on ja siis oli Tartuga ka oli kooskõlastatud, et ei lange nagu samale ajale, et siis oli, ma isegi seda kuupäeva ei mäleta, aga kui te kandideerite, eks te saate selle kuupäeva täpselt teada. nii et ei midagi rohkemat, motivatsioonikiri ja vestlus. ja komisjoni liikmed on mu kolleegid professor Karsten Brüggemann, Ulrike Platt ja siis on veel ilmselt võib-olla meie direktor ka Uku Lember tahab seal, kuna ta on ajaloolane siis ta ikka tavaliselt tahab kohal olla ja keegi doktorantide esindajad. nii et kõik sellised meeldivad inimesed.